Vaatame ja mõistame. Miks me eesti keeles ütleme ühe sõnaga üks, aga vene keeles kasutame selle asemel 3 sõna. Один, одна, одно. See kõik läheb kokku juba tuttava teemaga nimisõna soo kohta. Mul on siin 3 tulpa. Один, одна ja одно. All paiknevad sõnad. Üritame need sõnad panna õigetesse tulpadesse. Один кот. Один урок. Один ящик. Kõik need sõnad on meessoost. Kot, urok, ящик. Nad lõpevad kaashäälikuga. Sõna один, üks, vajab enda järel samuti meessoost sõna ja sõna один lõpeb ise ka kaashäälikuga. Vaatame, mis me saame sõna одна tulpa. Millised sõnad lähevad? Näiteks девочка, näiteks машина, näiteks lampa. Kõik need sõnad on naissoost, nagu sa tead. Siin hetkel on kõik sõnad, mis lõpevad A-ga. Samuti lõpeb sõna одна, üks, A-ga. Järelikult ta klapib väga hästi nende naissoost sõnadega. Jääb järgi veel üks tulp. Paneme sinna ülejäänud sõnad. Письмо, яблоко, облако. Kõik need sõnad on kesksoost. Nende sõnade lõpus on O. Samuti sõna üks vene keeles, kui me tahame kasutada teda koos kesksoost sõnaga, on O-ga. Одно. Loodan, et sa said aru.